Kõigepealt tahan tervitada teid Jeesuse Kristuse nimel. Juba teist hingamispäeva ei kogune me oma tavapärastest kirikutes või kogudustes. Tõenäoliselt ei arvanud keegi, et koroonaviirus nii kiiresti Eestisse jõuab ja meie elu nii tugevasti mõjutama hakkab. Eriolukord on välja kuulutatud ja ka meie riigi juhid otsivad lahenduse sellele tõsisele probleemile või epideemiale. Elame huvitaval ja samuti keerulisel ajal. Ja omalt poolt saame teha vähemalt nii palju, et oleme hoolsad järgima valitsuse soovitust püsida kodus ja vältida kontakte. Selline olukord on pastoritele samuti uudne. Ka minu jaoks. Seista kaamerate ees ja rääkida on mingil määral väljakutse. Täna aga oleks paljudes kogudustes korraldatud osasaamise teenistusi või püha õhtusöömaaega. Kuid seoses sellise olukorraga otsustati see teenistus edasi lükata ajale, kui me jälle saame kokku tulla. Täna on minu jutlus keskendunud Kristusele, kes on meie ainus lootus ja pääste. Sellel nädalal ma olen lugenud mitmeid peatüki piiblist ja Johannese evangeeliumis 3. peatükis salmid 14-15 kõnatasid mind. Apostel Johannes lisab: ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Palvetame korraks, et Jumal võiks tõesti puudutada meid oma püha vaimuga ja et see sõnum jõuaks meieni. Taevane Isa, ma palun sind, ole minuga, kui ma räägin sinust, Jeesusest Kristusest. Ja ma palun, et ka meedia vahendusel, et inimesed, kes kuulavad ja vaatavad, võiksid mõista seda imelist sõnumit sinust, Kristusest, meie päästjast ja lunastajast. Seda ma palun Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Juudid teadsid väga hästi oma ajalugu, nii ka oma riigi ajalugu. Kindlasti meenusid neile Jumala imelised sekkumised, et aidata oma valitud rahvast. Siin Johannes tuletab meelde ühte huvitavat sümbolid, nii nagu me kuulsime loetud tekstis. Ja see sümbol on vaskmadu. Et tõmmata inimeste tähelepanu Kristusele, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Seoses olukorraga, mis meil täna on hea minna selle loo juurde ja leida midagi õpetlikku. Seda lugu on võimalik lugeda 4. Moose raamatus 21. peatükis. Rahvas oli teel tõotud maale. Ja selles peatükis me leiame, et rahvas oli väsinud, tüdinud ja siis juhtus see, mis mõnikord juhtub ka meiega. On kirjutatud selles peatükis, et nemad hakkasid rääkima Jumala ja Moosese vastu. Tulemus oli see, et 21. peatükis 6. salmis me loeme: Jumal läkitas rahva sekka mürgiseid madusid. Ja edasi on öeldud, et need salvasid rahvast ning Iisraeli suri palju rahvast. Ma ei tea, kuidas käituksime meie
sellises olukorras? Milline oleks lahendus? Selles loos me leiame, et rahvas pöördas oma juhi poole, Moosese poole, ja nad said aru, et nad rääkisid ja tegid pattu Moosese ja Jumala vastu, rääkides Jumala ja Moosese vastu. Nad ütlesid, me tegime pattu 7. salmis, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu issandad. Ja Mooses kui alandlik mees ja juht palvetas nende pärast. Ja me leiame hiljem, et kui Mooses palvetas, siis ta sai vastuse ja väga huvitava lahenduse sellele probleemile. Paljud teist, kes on lugenud piiblit, teavad seda lugu väga hästi. Ja lahendus oli see, et vaskmadu pandi ridva otsa nii, et kõik saaksid seda näha. Ja 9. salmis me loeme, kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vaskmadu, siis ta jäi elama. Mõtlesin sellele küsimusele. Ravim haigusele ja surmale oli leitud. Mõnele meist võib see tundada väga imelikuna, kuidas nii? Kas vaskmadu oligi see ravim, vaktsiin või vastumürk? Ma arvan, et oleneb kontekstis. Markuse evangeeliumis leiame Jeesuse huvitava ütluse 9. peatükis ja loeme 23. salmis. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja seda lauset Jeesus ütles isale, kelle poeg oli tõesti suures probleemis, hädas. Selles peatükis on öeldud, et ta oli ühe vaimu mõju all, keeletu vaimu mõju all. Ja kui lugeda Markuse evangeeliumit, siis me leiame, et see oli ka kohutav, mida see laps ja poiss pidi läbi elama. Ja on arusaadav, miks isa pöördus Jeesuse poole, sest mitte kuskilt ta ei leidnud lahendus sellele tõsisele probleemile. Ja siis isa pöördus palves Jeesuse poole ja me loeme 22. salmis, aga kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid. Ja siis kõlasid need sõnad, mida ma lugesin eelnevalt. Jeesus ütles, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Me teame, et usul on eriline osa. Näiteks apostel Paulus võrdleb seda kilbiga. Ta kirjutab efeslastele, et kõigepealt, aga võtke kätte usukilb, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka päästekiiver ja vaimu mõõg. See on Jumala sõna. Efeslastele 6. peatükk salmid 16-17. Need on vaid mõned, kuid olulised kaitsevahendid, et me suudaksime seista kuradi salanõude vastu. Sellepärast sõnad, mida apostel Johannes kirjutas, ja nõnda, nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temasse igavane elu. Jällegi tahan küsida, kas meil on seda usku? Kas me usume, et Jeesus Kristus on ainukene lahendus pattu probleemile? Kas me usume, et patt on nagu viirus, mis sai alguse Eedeni aias, on levinud laiali üle kogu maailma? Ja nii nagu apostel Paulus kirjutades roomlastele, ta pidi tunnistama salmist 23 ja 3. peatükk, et kõik on pattu teinud
ja Jumala kirkusest on jäänud ilma. Samas peatükis kordab ta mitu korda 9. salmis, kõik on patuvõimu all. Ja siis tsiteerib ta Taaveti laulu jällegi viidates asjaolule, et need salmid 10. salmis ei ole õiged, et ei üht ainsutki. Üks asi on selge, et me oleme kõik haiged ja nakatunud patuviirusesse. Ja see viirus või haigus toob ka paratamatult surma. Sest Jumala sõna ütleb, jällegi loen Pauluse kiri roomlastele 6. peatükis salm 23, patupalk on surm. Milline on siis lahendus? Kuidas inimene siiski pääseb? Ainukene lahendus on vaadata usus Jeesusele Kristusele. Golgota ristile, sest seda tähendaski vaskmaale vaatamine ja lubada tal elada oma südames. Inimene, kes oli salvatud mao poolt, ei saanud mitte midagi teha selleks, et saada terveks. Mitte midagi. Kõik, mis oli vaja vaadata vaskmaale, mis oli pandud ridvale ja see kõik, mida nad võisid teha ja suutsid. Täpselt samamoodi kõik, mida me vajame, on usk Jeesuse Kristusesse, tema lunastavasse väesse. Jällegi kasutas apostel Pauluse kirju, et sellel nädalal just alustasin lugemist apostel Pauluse kirja roomlastele ja see tõesti on imeline kiri. Ja apostel Paulus jällegi 3. peatükis kirjutab, on saanud avalikuks Jumala õigus salmist 21. Võiks mainida, et fraas Jumala õigus tundub ongi lahendus patu probleemile. Edasi kirjutab ta salmist 22. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse, Kristusesse uskumise kaudu kõigele, kes usuvad. Ta lisab, et siin ei ole erinevust. Kes see on? Ja millised inimesed, rikkad või vaesed? Ning lisab väga olulise mõtte 24. salmis. Ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Hea sõber, see on tõesti hea sõnum. See on evangeelium. Patu probleemi lahendamisel oleme me abitud. Olgu ka meie hüüd, nagu Markuse evangeeliumis me lugesime, kuidas isa pöördus Jeesuse poole palvega. Jeesus, tunne meile kaasa ja aita meid. Kui meil on mingi haiguse probleem ehk tervise probleem või mingi mure või mingi teine häda, kelle poole me pöördume tavaliselt? Keda tahaksid sa näha ja kellega rääkida? Vastus on tõenäoliselt lihtne, kõik oleneb probleemi sisust. Ja kui me saame teada, mis on probleem, siis tõenäoliselt on väga lihtne ka pöörduda konkreetse isiku või kas arsti või kellegi teise poole, kes on teadlik ja on suuteline aitama. Paulus samuti kirjutas roomlastele, toob esile seda suure võitluse konteksti, öeldes, et meil on nii lihalik kui ka vaimu mõtteviis, mis omavahel riidlevad. 8. peatükis, roomlastele 8. peatükis, 6. salmis ta kirjutab, sest lihalik mõtteviis on surm. Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Ja siis 10. ja 11. salmis lisab ta, kui aga Kristus on teie sees,
siis on ihu küll pattu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. See on ikka võimas sõnum ka meile, kes elame 21. sajandil. Kui nüüd teis elab selle vaim, siis ta teeb teie surelikud ihud elavaks. Kas see on ka meie soov? Selle kriisi ajal võime anda ennast usus täielikult Jeesusele, tema vaimule, kelle kohta ka Johannes kirjutas väga ilusti Johannes evangeeliumis 14. peatükis. Ja seal me loeme, aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Minagi tahan öelda, armas kuulaja või vaataja. Nii nagu Johannes kirjutas, teie süda ärgu ehmugu. Sellel kriisi ajal, mis on tabanud maailma, et ärge kartke, vaadake Kristusele, sest pääste tuleb temast. Kui Leonardo da Vinci oli 43-aastane, siis Milaani linna hertsog palus teda maalida dramaatilist stseeni pühaõhtu söömaest. Leonardo töötas selle maali juures aeglaselt andes lihvi kõikidele detailidele. Ta kulutas sellele 3 aastat. Ta asetas jüngrid 2 gruppi, 3 kummaski gruppi. Ja pani nad Jeesuse mõlemale poole. Ja samas asetades Jeesuse kesksele kohale. Jeesuse käed olid sirutatud ja oma paremas käes hoiab ta karikad, mis oli maalitud väga detailselt. Kui see kunstiteos sai valmis, ütles kunstnik oma sõbrale, vaata seda ja anna oma hinnang. See on imeline, hüüdis sõber. Karikas on nii tõepärane, et ma ei suuda oma silmi sellest kõrvale pöörata. Ja kohe võttis Leonardo pintsli ja käis sellega üle sellest karikast. Ja siis ütles need samad sõnad, öeldes, miski ei tohi viia tähelepanu kõrvale Jeesusest. See oli hea näide, hea kogemus sellest, mis või kes peaks olema meie peamine fookus. Ning tegelikult iga inimene, kes loeb Jumala sõna või piiblit, olles pühast vaimus juhitud, leiab seda sama, mida leidis kord üks võimukandja ehk Etioopia koja üle. Paljud teist teavad seda lugu, kuidas ta oli pöördumas tagasi oma kodumaale. Ta istus oma tõllas ja luges prohvet Jesaja raamatut ehk üht lõigu sellest raamatust. Sõnad, mida ta luges, tungisid tema südamesse, kuid tema ei saanud aru, kellest see tekst räägib. Ta ei suutnud leida oma rahu südamesse, sest ta ei mõistnud, mida need sõnad tähendavad või kellest nad räägivad. Ja Jumal, kes on kõike teadlik, teadis seda olukorda ja ta saatis tema juurde sulase Filippuse, kes lähenedes tõllale kuulis, mida see mees luges ja küsis.
Salm 30, Apostlitegude 8. peatükk. Kas sa ka aru saad, mida sa loed? Tõenäoliselt oli see võimukandjale nagu välk selgest taevast, et see inimene ootamatult ilmus. Ja Apostlitegude 8. peatükis 31. salmis me loeme, et ta vastas, kuidas ma võin aru saada, kui keegi mind ei juhata? Tule, astu ülesse, istu mu kõrvale. Ja nii see juhtus. Ja kirjakoht, mida ta luges, ma tõenäoliselt kõike seda ei loe, aga igaüks teist ka kodus, kui te vaate, võite leida rakenduses või oma piiblis Prohveti 153. peatükid. Ma loen ainult mõned salmid. Ja see peatüki nimetatakse kui laul Jumala sulasest. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud. Valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast, ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal ja et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvas mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm mu rahva üleastumiste pärast. Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Apostlitegude raamatus on sellest võetud ainult üks väike osa. Ja küsimus häiris võimukandjad, kelle kohta prohvet seda ütleb, Salm 34. Ja sellest hetkest Filippus rääkis Jeesusest Kristusest. Ta kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. See laul on tõesti Vana Testamendi evangeelium, millest ma lugesin mõned salmid, kust Uue Testamendi autorid said endale inspiratsiooni. Umbes 85 korda tsiteeritakse selle laulu salme Uue Testamendis. Ja selles on midagi, mis väärib meie tähelepanu. Selles on midagi, mis on võimeline muutma minu ja sinu elu. Süütu sulane suri kui patuohver ja seda ta tegi oma rahva pattude pärast. Ta võttis meie üleastumised, meie süüteod enda peale, et meil oleks rahu ja et meile tuleks tervis. Ka apostol Paulus kirjutades filiplastele kasutab mõned mõtted selleks, et näidata. Keegi, kes olles Jumala kuju, loobub iseenese olust ja alandab iseennast pealegi risti surmani. On imeline mõelda, et ennast ohverdava teoga esiteks kutsub ta meid olema vabad patust ning teiseks olema tema sarnased teiste teenimises. Me oleme kutsutud hoolitsema teiste heaolu eest, isegi siis, kui see põhjustab meile kannatust. Räägitakse ühest ooperilauljannast, keda tabas valus läbielu. Tema esimene laps sündis kurdina. See väike laps ei saanud kunagi kuulda oma ema ilusat häält. Mõne aja pärast peale kurba uudist sünnitas ta teise lapse. Oma suureks kurbuseks sai ta teada,
et tema teine laps on vaimselt alaarenenud. See oli tõsine šokk tema elus. Ta võttis end töölt vabaks 9 aastaks, et olla oma tütrega ja pojaga ja et kuidagi hakkama saada 2-kordse tragöödiaga. Hiljem, kui tema käest küsiti, kuidas ta hakkama sai, vastas kuulas lauljanna: esimene küsimus, mida sa küsid endalt, on: miks mina? Seejärel küsimuse sisu muutub ja küsimus on: miks nemad? See aga täielikult muudab sinu suhtumist. Tõesti, see, mida tegi Jeesus Kristus sinule ja minule, on imeline. Kui Etioopia kojaülem sellest kuulis, otsustas ta otsekohe ristimise kaudu kinnitada oma usku Jumalasse. Ja 36. salmis ta esitab küsimuse Filippusele: mis takistab, et mind ei võiks ristida? Ega midagi saa takistada, kui inimesel on usku Jumalasse, Jeesuse Kristusesse. Kui Filippus küsis, kas sa usud kogu südamest? Selle mehe vastus pani mind tõsiselt mõtlema, kui oluline on teada, kes tegelikult Jeesus Kristus on. Tema on Jumala poeg. Nii nagu ka 100 ülem Markuse evangeeliumi järgi, nähes Jeesus suremas ristil, ütles need kuulsad sõnad: see inimene oli tõesti Jumala poeg. Täna kutsun ma sind nägema oma vaimu silmadega Jumala sulast, Jeesus Kristust, kes kummardab sinu poole ja ütleb: sõber, kõike seda ma tegin sinu pärast, et sa leiaksid rahu ja oleksid terve patutõvest. Milline on aga sinu vastus minule? Kas sa tahaksid olla minu sulane? Sulane, kes hoolitseb teistest ja valmis teenima. Amen.